Võiks vaja minna selliselt. Jaa, väga hästi helenda. Pane vonki juurde. Pilt on, aga heli ei ole. Noh, nüüd on natuke näha. Muidu ei oleks üldse midagi. Helme koopad. Oled nüüd koopas. Päris hirmus. On hirmus. Mis? On mõnus tupsuline klaustrofoobia. Jaa. No siin ongi vist lõpp. Ei ole jah? Siit teeb veel edasi. Huvitav. Kas nüüd võime tagasi minna, palun? No siit oleks juba 4 käpukil minna. Ma arvasin, et see lõpeb mingi saaliga, aga ei lõppe. Ei, ta võib minna siit saaliks edasi. Aga sealt peab 4 käpukil minna. No jas. Ma ei tea, ma näen, et see nurga taha läheb, aga ma lähen ikka teen väikse dessandi ära, vaata. Ai, tea, oota. Lõpeb ära. Vaata, siit läheb veel edasi. Aga siit läheb nüüd niimoodi, et siit peab lausa roomama. Mõttetu. Tagurpidi käiks sisse. Aga iseenesest on soe. Ei ole väga niiske. Väga hull ei ole, jah? No ja mis sul klaustrofoobia jutustab? Olla parem. Sest ei ole nagu tunda, et siin variseks või? Tõeline kägarkõnniharjutus. Oi. Kuulge, telefonil levi ei ole. Kas raadio sinna töötab? Seda peaks kontrollima. Anniki, sul on kaasas või? Katsetame. Jaa, selles mõttes oleks küll tore teada, et kui mobiil jääb. Kas on midagi kuulda? Ootan pole üles. Ekspeditsioon Helme mäestikus. Ordu linnuse vallutamine. Jah. Näed, siit on kohe naksti ülesse niimoodi. Hopp. On siis juuli lõpp 29. 2023. Issand aasta. Me oleme siis, kuda me nüüd oleme, et näoga mineviku suunas ja Vastupidi, seljaga mineviku suunas ja näoga olevikus. No. Tulevik veel ei paista. Aga tulevik tuleb ära tunda, et kus ta on. Selle verandas tähendab. On ilus, jah.
no kas sa nüüd teed natukene kiiga-kaaga? No vot. Mis meil on? Tammepuu, jah? Tahate võtta mingi tassikese teed või kohvi? Või ise teha? Mingi võim või sellele lihtsalt, et kui ma juba olen teed. See on nagu kõige uhkem või? Ütled. Noh, või tahad ikka pätipukki? No näita, show what you get. No. Lähe edasi, lähe tagasi. Mille taha praegu asi jääb? Et ma ei ulata. Kus seal on ju jalga on hea panna siit. Kuhu ma paneksin? No aga no sinna, seal on ju tugev nukk. No nüüd jalaga jälle, no. Nii, natuke lükkan abistal käsi, siis tuleb, noh. Seda oli hädasti vaja vasakule poolele. Noh. Veel edasi minna. No võtta siis ka. Ka kaamera käib. Ikka vaja turni. Vaata, nüüd võiks leida sellise mõne huvitava. Meil on nagu need vabamend natuke tihedamad, need on kõvasti. Need on ikka suuremad, siin on ikka tõesti ikka väga väike.
sagedust on hästi palju. No. Ma ei tea, üks raba, kus me vist ei ole pundiga käinud, on see Laeva või? Ei ole vist seal käinud? Laeva? Ma küll, ei ole me ju Laeva rabas käinud ju. No on ju soe. See esimene šokk üle läheb, siis on väga hea. Pärimus räägib lugu, mille kohaselt Häädemeeste riigimõisa rentnik Voldemar Aleksander Timm oli oma valdustes ringi liikudes avastanud raba idaservas metsatalu, mille olemasolust tal aimugi polnud. Talu rajaja oli metsa pagenud Tsaari sõjaväest kõrvale hoidmiseks. Kuna mees oli üsna metsiku välimusega, suur ja habetanud, oli mõisnik talle öelnud: sina olema üks tolkus. Sellest saanudki nii talu kui ka raba oma nime. Jaa, meie mõtlesime huvitav, kust kohast see nimi tuli. No. Reisiseltskond otsustas teha väiksemat sorti puhkepausi, et lasta korraks leiba luusse. Enneolematu metsatorn. Oi, miks sa seda ütlesid? Et sul huvitavam oleks. Ja siis otsid neid. Töö mängimine. Töö tegemise mängimine. Ja reaalselt on. No jälle õhk välja. Ei, ma mõtlesin niimoodi. See suun mahub sinna sisse, et sinna paneks nii. Ja siis ulli. Jah. Seda mõtlesin. Jah. Vaata, kui ägeda taskud mul siin kõik on. Jah. Tasku. Vaata, kui äge. Ops. Aga sinna käivad aiad võib-olla. Tadaa! Jaa. Jah. Firma toodete reklaam. Jah. Ostke kõik endale ühekohaline Ferrino. Ostke kõik ainult Ferrino teid. Jah. Üllel on ka.